Tere, Urmas! No tere! Tere, ma annan niimoodi. Me oleme autos ja moodi. Täna me oleme siis Tootsi idapargis. Sopi-Tootsi tuulepark. Tootsi tuulepark, see on turismiobjekt. Mina tulin kaema, siin on kohalikud mehed, nemad räägivad nüüd mulle asjast. Nii et hakka mulle nüüd rääkima, mis värk on. Mina kuulen see, kas undab praegu, mis siis, et käib, kuidas vastu pead mulle. Räägi, mis sa sellest asjast teadsin? Kuule, alustame võib-olla, hakkame kaugemast nurgast pihta esialgu. Et räägime võib-olla ajaloost. No, miks mitte? Praegu see on ajalooline koht tegelikult ka praegu, sellepärast et tegemist on suht uue rabakalmistuga. Nii. Kui sa ütled midagi, nagu siin peaks olema, mis siin olema peaks? Siin Turbaraba ilmselt. Turbaraba on kaugemal, aga siin on raba, reaalne raba. See on Turbaraba, kus on Turbas ära juba võetud. Aga ikkagi ta on veel raba jäänud, aga ütleme nii, et sisuliselt on ta rabakalmistu. Et ta on kalmistu ja siin kõrval on üks asula Tootsi. Nii. Ja tõenäoliselt muutub see Tootsi ka kalmistuks, kui need monstrumid siin 15-20 aastat veel eksisteerivad ja siin toimetada. Ma mäletan, kui ma väike olin, siis ma käisin Tootsis, minu arust tehti äkki briketti. Oli briketitehas vist. Ja briketitehas oli siin. Ja ma väiksena, ma mäletan, meid toodi ekskursioonil, see on nõukaaeg. Aga nüüd ma käisin kunagi seal, üks talv käisime seal jäärada sõitmas kuskil. Siis ütleme niimoodi, et see Tootsi nägi päris nutune välja. Ma ei olnud vahepeal seal käinud, aga see nägi ka päris nutune välja. Suht maha jäetud koht tundus. Ja kuidas praegu on? Ega seis on sama, et ega sinna aeg pole muutunud, valitsejad on samad. Ja Tootsis on praegu selles, et täpselt samamoodi tehakse ekskursioone praegu vanasse turbavabrikusse, briketivabrikusse. Näidatakse nagu päris maalas. Jah, täpselt. Briketivabriku muuseum lausa olemas tehtud. No vaata kui tore, aga mis seal praegu mitte midagi ei tehta või? No nii territooriumil mingi metallifirma tegeleb seal. Okei. Ja siin mõnisama. Aga mina tahan nüüd seda küsida. Vaata siin, muidu on räägitud kõike sellest mürast ja asjast, aga te elate siin lähedal, et äkki mulle sellest räägite, et kuidas, ütleme niimoodi, kas siin on täna need ei käi, need pandi meie jaoks seisma, et me siin jääga vastu pead ei saaks. Et elekter on praegu niivõrd odav vist, eks. No nii odav päeval ei ole päikse, kes pole mõtet toota. Ja mina olen mööda sõidnud, need kogu aeg seisavad. Jah. Aga kuidas on, ütleme, kui siin lähedal elati, kas siis, kui nad, ütleme, kõik töötavad, kas juhtub niimoodi, kõik ka töötavad? Töötavad ikka, aga ütleme nii, et räägib võibolt jah, et tutvustame selle koha pealt, et mina pole päris Tootsi inimene, mina siin kõrvale lähedal ei ela, aga Pärnumaa põlisrahva üks esindajatest on. Ja sellepärast, mis Pärnumaal toimub, olen väga hästi kursis. Urmas elab pisut lähemal, siin võib-olla 10 kilomeetrit. Mina olen Vändra külje all. No ja kuidas on, kuidas mõikab? No mina ei tunne seda, aga see ei tähenda, et ei mõikla, ei oska öelda. Sest kõik on, no mõni tunneb rohkem, mõni ei tunneb vähem. Siis siin võta siin muusiki Toomas Toimeta, eks ju, tema tunneb. Aga samas siin lähedal üks inimene elab juba 2 kilti eemal siit. Aga rääkige seda asja ka, kuidas on üldse selles mõttes Pärnumaa, seal kus need tuulikud on, see on ka Pärnumaa, kas siis inimesed saavad nagu palju pappi või saavad elektrit odavalt? Ei saa. Ikkagi, siin on kõik, Pärnumaa on põline, jõukas, rikas rahvas, vanad mulgid on kõik vanalt Pärnumaalt, kõik on ja siis on selge see, et ja iga asi, mis meil tehakse, loodus võetakse maha, puud võetakse maha, kõik saavad ju rikkaks. Ja see ei ole tähele pannud, Pärnu poole tuled, et inimesed on kõik püsti rikkad. No tundub küll niimoodi, räägitakse igal pool, et tuleb palju raha ja inimesed on lollakad, et ei luba panna, et tegelikult tuleb jube palju raha ja saab odavalt elektrit ja sellepärast küsingi, et kuidas on siis, kui need käivad, saate raha? Ei saa. Raha ei saa siin keegi. Lubati Tootsile algusesse, et saate kõik odavalt ja see ainult lubadus, see jäigi sinna. Räägime võib-olla sellest tausta naljast, see on juba nagu anekdoot üle vabariigi käib, et meil oli siuke supermees, hästi kuulus. Mina küll telekavaataja suur ei olnud, aga nii palju kostis kuskil läbi, et oli selline, arvati, et ta on pervert, peavoolumeedia hakkas teda tampima, et ta oli Estonia juht, et ta seal umbes kapistas või käperdas naisi väidetavalt. Ja üks naiste kamp tegi veel mingid kambakat talle, nii et igal juhul ta pidi seal kohalt lahkuma. Ja varsti tuli välja, et tema oli siin Põhja-Pärnumaa valla juht.
ja tema siis käis ja promos siis seda ennem kui seda ehitama hakati, et see asi siin käiku läheb, käis siin Tootsi rahval loenguid pidamas ja kõik olid, Tootsis oli rahvas, kõik oli leilis, et nemad saavadki püsti rikkaks, kõik on tore, kõik on kena ja suured lubadused olid siin. Aivar Mäe oli siis suur lubaja. Ja nii kui need asjad käima läks, siis see mees juba on lahkunud, nüüd on ta kuskil Tartus ühe teatrijuht ju. No aga siis ta tegi selle kiire rikastumisprotseduuri läbi ja inimesed siin rikkad. No kas tema sest nüüd sai rikas, seda me ju ei tea, keegi teise tasku ei näe. Aga noh, lepingud, ammu on varasemad lepingud. See oli ikka mingi kas 12 aastat tagasi, mille see pulsi pihta üldse hakkas sellega. Algus pidi sõna ja saama sellega õhte kohtu jama käis sellega. Ja siis lõpuks sai Eesti Energia selle endale kuidagi. Mingi figuriga. Aga kas siia Vändra ümber tuleb veel neid parke kuskil? Oi, taheti teha 12 parki Põhja-Pärnu valda. Aga selle ruumi väheks ei jää. Ei jää. Ega selle inimesed ei huvita kedagi ju. Iga ruutmeeter on tegelikult millegi jaoks planeeritud. No põhimõtteliselt on niimoodi, et küll 12 parki on otseselt praegu peatatud. Sest 2 on jäänud, üks on siis nagu siis... Kuulge, kas te olete kursis, mina olen siis, kui ma neid rahvaga kohtumisi, ma olen siin YouTube'is vaadanud, siis minule jääb absoluutselt kogu aeg on arusaamatuks jäänud, seal on just nagu inimesed ka küsinud, aga siis seletatakse seda kantseliitlikku juttu, et kuidas saab siis niimoodi olla. Tehakse mingi planeering, siis tullakse rahvale esitlema, rahvas ütleb, ei jumala jama, ja siis öeldakse, et kuulge, aga te oleks pidanud vanem ütlema, meil on juba planeering tehtud, et kuidas see asi siis tegelikult peaks käima? Tegelikult peaks või peaks, tähendab, vaata, siin otsustatakse, siin küsid, tegelikult on harjutud nii viimased 200 aastat. Oli see siis nii-öelda juudamõisnike ajal, kui tsaarid olid ka juudapoisid. Nende all olid siis meie kohalikud haldajad olid siis Šveitsist ja Preisimaalt, igalt Saksamaalt tulnud ja prantslasi oli ka. Ja olid siin mõisnikud, juudapoisid. Ja siis jätkus järgmine ajaetapp, siis tuli nii Rothschildide tehtud esimene Eesti Vabariik. See diktatuur valitses, siis vahepeal oli siis Nõuka diktatuur, mis oli põhimõtteliselt küll venekeelne, aga seal olid ka juudipoisid. Ja siis meie need reform Isamaa juudipoisid hakkasid valitsevad siiamaani tänaseni edasi. Ja asi käib nii, et tegelikult on harjunud nii, et tegelikult inimesed, kes pole kunagi midagi küsitud. Ja kõige hullem on see, et enamus inimesi ei tahagi enam üldse midagi rääkida. Ei taha ei avaldada, kannatavad. Täna oleks meiega üks põlisrahva väärikas liige siin olnud. Aga noh, kes tahaks rääkida, mis siin Tootsis on, tema elab Tootsis, ta on peaaegu 2 päeva migreenis, 2 korda kuus kannatab ja ammu müüb korterit. Tootsis on üle 30 korterit peale seda, kui need tuulikud tööle pandi. 30 korterit või ka maju oli selle hulgas, ühes portaalis üksinda müügis. Enne seda ei olnud nii palju. Hinnad on väga madalad, hinnad on langenud ja keegi ei osta. Nii lihtne ongi. Siis on küll kuldlugu ju. See on praegu, ütleme, et varsti on Tootsi, mina võtan ennustus Tootsile. Tootsi on esimene suurem kalmistus, saardes on ka tuulikud. Üks mees elas, kui ta Eestis pidi olema, siis ta oli vagunites elas või oli kuskil autos elas. Ma nägin seda, see oli kuskil mingi video. Võin mehe nime ka öelda, Eduard Rääts. Ja tema on nüüd jälle juba teist raundi, elab pikalt praegu sellepärast Filipiinidel, et ta ei saa oma kodus elada. Ta on küüditud, sisuliselt. Näete, see hakkas käima ja vastu pead. Nüüd me kuuleme heli, peaksime ka kuulma hakkama. Infraheli me ei kuule. Ei, aga seda... Kuule. See on hästi... Silka vasti käib. Infraheli tuleb sinna poole. Ilus see jah. Ja vaata kõik. Aga ta lööb nagu sinna poole meile siia otsa alla. Ei, jah, aga ma ütlen, et ta läheb siis, kui ta sellest postist mööda läheb. Seal pool posti oleks nagu äge kuulata. Aga see, kellel see migreenid värgid on, temal hakkasid need migreenid... Ta on siin samast Tootsis elab ja korter ja ta ei saa praegu välja tulla. Peale seda, kui need tulid siia või olid ta enne ka? Enne ei olnud. Okei. Aga kannatajaid on siin vähemalt, tahtsin täna kutsuda ka Toomas Toimetajat, keda just mainisid, et siia
meiega vestlema kutsuda, elab 5,6 kilomeetrit siin kõrval. Teda ma ei saanud praegu kätte, mees on väga toimekas, ta toimetab ilmselt tööpäev. Ja tema teab vähemalt paarikümmend inimest siin kandis, keda ta teab, kes on ka kannatajad. Ja, aga vaata praegu kuuled, kui vinget on praegu see kuulda. Jah. Huvitav, mul käib kuklas siit, huvitav siuke Ei, nüüd ongi ta surinu, siuke huvitav. No jaa, aga ma ütlen, ma pole kunagi tundnud, selles mõttes ma pole päris tuuliku all sedasi seisnud ennem. Ja me oleme siin, teate seda, me oleme oma riisikoga siin. Sellepärast, et jumal õnn, praegu ei tohiks seal jääd olla, kui jää oleks, siis me oleme praegu kõige ohtlikuma koha peal. Jah. Talvel siia ei tasu ronida, jah. Aga ma võin sulle rääkida, sina oled ju reka juht ja paned mõõda Euroopat, aga on teada, ma vaatasin YouTube'is on video, venekeelne juudi poiss, kes töötab reklaamis ennast, kuidas ta kõrgete objektide peal töid teeb. Üks on ja siis hooldab ja remondib neid kõrgeid tuulikud. Et kus iganes ei julge peal olla, tema suudab isegi sealt püsti, kondli peal püsti seista julgelt. Aga Euroopa kõrgemad tuugenid on siis, kus ta peal oligi 260 meetrit tiiva tipu kõrgusega. Nii et praktiliselt need on peaaegu siis Euroopa meistrid siin. Aga siin on neid 38 tükki, seal oli üks. No aga see oli ammu ka, ega ma ütlen siis... See oli eelmine suvi. See video oli eelmine suvi tehtud. Mina olen üks nii suurtele või isegi minu arust natuke suuremale. Minu on nõudnud, see peaks olema need Euroopa kõrgemad. Minu ei ole kõrgemad neist. Kõige kõrgem maailmas oli, see Euroopa kõige kõrgem oligi eelmisel suvel 260 meetrit ja see Saksamaal. Aga me lööme selle rekordi üle, me saame ju varsti 300 meetris. 290 on ette nähtud Põlema tuulepark ja praegu on õnneks asi kohtus. Aga ütleme nii, et 10 kilomeetrit on jah, vähemalt see ala, öeldakse ka 15, aga 10 on kindlaks tehtud, kus niisugused asjad püsti on, siis kinnisvara hinnad kindla peal kukuvad. Üle 100 riigis on see uuring tehtud. Ma ei oska öelda, mul on tegelikult täpselt aknad ongi siia tuulikute poole. Ma olen 3. kodusel, aknast ei ole näha. Ja ma ütlen, mina nagu ei oska midagi öelda, vaat oleks ma samal hetkel näeksin neid päevad. Üldiselt me siia kolisime, siis jube hästi magame siin välja, jube hea. Aga vahel on niimoodi, et vaata nagu midagi kehvalt. Kortermaja probleem on rohkem wifi võib-olla, mis teisest korteritest tuleb. Ma ise arvangi, et võib-olla see wifi, et seda vastu ei ole, et ma ei ole nagu tähele pannud, et mulle võiks. Aga palju linnulennult? 10 kiltainult või? Ma arvan küll, jah, 10 linnulennult. Järvaga on nii lähedal. Ja oota, Kerk on 11 Järvakandist. Ja, aga tee käib natuke niimoodi, et linnulennult minna ja Kergust on 3 kilomeetrit. Ütleme, selle koha on 6 mööda tulla, aga see tuleb... Ta jääb lihtsalt teile suund, Kergu jääb natuke sinna poole. No sealt minust viimasest tuulikust peaks olema esimese majani 1,8 kiltile Kergu külje all. Aga kas Vändra on 10 või? No see niimoodi tegelikult autole teeb pidulla on otsi 22. Aga otse lennul ei oska nii mõelda. Võib-olla 4-15. Aga 15 kuskil. Mina on Tori vallas, minu juures on 25 umbes. Kas te teate näiteks, minule pähe ei mahu, et ütleme niimoodi vallas keegi, kes on seal suured tähtsad minad, kes neid asju nagu ilmselt peale suruvad, tuleb teha ja värkisärgidi. Öelge, kas nad on peast nii soojad, et nad tõesti arvavad, et see on jumala hea, või on nad saanud mingisugust siukest nagu, kuidas ma ütlen, siukest, no ütleme niimoodi, et materiaalset hüve või midagi, et nad nii kõvasti seda peale pressid. Ei saa ju olla niimoodi, et üks inimene lollakas on pressib peale, aga kui neid on näiteks terve kamp, ei saa ju olla, et nad reaalselt aru ei saa seda. Et ütleme, see ei ole väga okei. Ütleme, et tänaseks on, kui ma saan aru, et 5 aastat tagasi võib-olla Aivar Mäe ja võib-olla tõesti lollitati või nii vallakodani, kes neid läbi viis sellel ajal, neil ei olnud informatsiooni sellest, neil ei olnud ju kogemusi. Ja asi on selles maailmas pole neid kõrgeid ja sellise võimsusega neid võtta, selles mõttes me oleme siin nagu katseobjektid praegu. Aga see on see suur probleem, et suur vahe, et keskmine tuulik 50-80 meetrit, nagu seal Hollandis, Taanis, neid on ju täis. Aga need on ju päkapikud.
aga selliste kuradi elukate kogemust, et meretuugenid pannakse keset raba. See on jah natukene see on nii totaalne vahe. Juba tiivalöögi kiirus on sedasi, et see võib ulatuda 700 kilomeetri tunnis. See on nuga. Et 300-400 on nendel tavaline sellistel. Aga vaata, ega siin ei ole kuulnud, mis siin kohalikud räägivad, kes võib-olla nagu rohkem liiguvad. Vaata, siin on räägitud palju sellest, et lindudele on vaata ohtlikud, et siin rändlinde ka ju palju rabas peaks olema. Et kas siin on leitud ka, et on kuskil linnud pihta lennanud? Need on kogu aeg, need korjatakse vaikselt ära, need on igal pool. Tuulikute juures on tavanähtus. On või? Jah, see ei ole mingi ime. Probleem on tead rohkem, ma räägin ära, mis tuulikute põhipoint on. Mis on jama? Tegelikult need korralikud tuulega, need monstrumid kõiguvad korralikult. Maas on vibra. Ja see vibra hajab ikka väga kaugele, lööb putukate elustikku, see mõjutab lindude ja järge kogu seda toiduahela asja nõrgendab järjest. Ja lähel olevad rabad, esiteks need augud, mis siin kaevati. Meile räägitakse muinasjuttu, et see vundament on siin ainult 3 või 4 meetri kõrgune. Ei, kindlasti mitte. Tegelikult me oleme vundamendi peal siin. See on vundament, 2-30 meetri raadiuses vundamendid ja need on 3-4 meetrit, et see klots sujab seda püsti. Ei, ta kukuks ümber ju. See kukuks ümber. Tegelikult ja seda räägib sulle ametlikult, tulevad igale üritusele avalikult rääkima Enerfiti ja kõik need tuulepropagandistid. Vähemalt seda betooni. Et Enerfiti esindaja kõrged seal tegelased kõik valetavad meile. Sa töötad vallas või? Jah. Aga mis seal vallas kuulda on? Mis seal räägivad inimesed? On teatud see protsent rahvast, kes on tuulikute poolt. On teatud protsent, kes on vastu. Ma ei saa aru, mis vaiu. Need, kes poolt on jälle mul seesama küsimus. Kas nad saavad sellest konkreetselt kasu? Ei tea, ei tohiks saada. Sa ei näe ju midagi, ei kuule. Siis on lihtsalt niimoodi selle rohehullusega ära hullutatud. Ongi peast. Kurat, hästi ei usu seda asja, kurat inimesed aru ei saa. Ma ei mõista seda. See tunned tõesti reaalne see, nagu Läänerara valas, et topiti mingi 4000 abivallavanemale tasku ja mis seal kõik oli. Aga need on nii väike raha. Selle raha. Oota, see rahas ju. Seda ei saa ju lugeda, kui altamaksud hakkavad seal 40 000. Ma ei saa meelde. Mõned saavad ju palka 4000. Selge see, et see maa saadi kuidagi kätte, see oli üks RMK-l või? Kuidas saadi RMK käest kätte? Mismoodi, mis seal toimus, ei tea ju. See toiduahel on imeline. Raadis oli sellest palju saateid ja mingi õudne häma käis sellega. Siin kohtukeis oli sõnajalgadega ju. Ja see algus tahtsid sõnad saada see maad endale. Mingi uue põlvkonna generaatorid, mis nad rääkisid omal ajal. Väga tagasi. Seda rääkija meest pole enam. Ja siis kuidagi see oli see kohtukeis ikka Eesti Energia võitis selle. Ja see on niimoodi, et siia pandi püsti ainult 38 tiivikut. 8 on nagu plaanis veel panna püsti. 8 on vähemalt 8. Aga kas meil asemel need 8 veel panna? Ei lase mina just olen vastu. Minu arust Dünamoga voolu toota ei saa, sest mis see voolu teha, kui ta ei ole see, ta ei ole kõrbulik ju meile. Sest loogika nagu veebruarikuu külm, tuult ei ole. Päikest on mingi määr. Päikest seal ei toida. See park peaks toitma teed ju. Kas oli 3. või 5. Eesti energia tootmisest? See park ja 5. üldse kogu Eesti energia. Kui ta kogu aeg käiks. Jah, kui ta käiks. No vot, aga siis miks nad ei anna mulle seda odavat elektrit? Fakiliselt elektri. Kui on praegu Soomest oli... Mida aeg edasi, seda mul elektriarvel järjest rohkem ridasi tuleb juurde. Ma ei tea, mul sõidab katus. Tuleb juurde, see energia nii-öelda tasakaalustamine või ümber muundamine või see veel juurde. See veel tuleb veel, me näeme. Ütleme, et iga juurde tuleb... Praegu paistab, et üks väga äri on Nord Pool. Iga juurde tuleb... Tegelikult hakkame sellest kui te räägime sellel teemale vahepeal üle, et elektri hinnast tahad rääkida midagi üldse. Siis elektri hind ei sõltu absoluutselt sellest, mis hinnaga toodetakse. Eestis on elektri hind ükskõik, kui kallis see tootmine on.
tänu börsile on ta 10 korda kallim. 10 korda. Siin oled Soomega võrreldes 60 korda vahet. Ei, seda küll. Need on hetke need kõikumised, aga ma toon siis teise hinnafaktori veel. Siis sellest 10 korrast võtta veel maha julmalt, siis kõik see rohepöörde, et see süsiniku, see mahvia, see lüps, mis sealt vahelt veel võetakse. Tasud ja mida kõike. Mina ei saa aru, kus kohas see me oleme maailma rikkamad inimesed elavad siin maal. Nord Pool üldse tuli, kuidas ta sai tulla, meil enne oli elekter, kõik toimis. Minu arust ajati mingit häma, et tuleb see börs, et siis hakkame saama odavamat elektrit. Vastupidi. Ja juhtuski vastupidi. Sellepärast, et ei no lubati, et hakkab tulema odavalt, siis on konkurss. Aga räägi seda, et kui inimene, mina tahaks veel ühest asjast aru saada, kui inimene on täiskasvanud juba, ütleme, et ta on 20 aastat siin ilmas olnud. Nii. Ja kui ta veel usub ühte sõna, mida meil see nii-öelda see avalik peavoolu meedia nii-öelda need mingist räägib, mis seal edasi kantakse või räägib, kui ta sealt ühte sõna usub, ühte lauset. Kas selle inimesega on kõik hästi? Minu jaoks on küsimus see hoopis. Oda, sina oled vallas, sa oled ju selles mõttes just nagu poliitika. Kas teid poliitikuid õpetatakse ka niimoodi, et kuidas seda kanseliitlikku möla ajada, et inimest ära hullutada? Ei õpetata. Aga kuidas nad kõik oskavad seda? Me ei tea. Sa oled tähele pannud, et vaata, ta kuulub valesse erakonda kuulub. Paar aastat tagasi oli see jutt, et kas oli Tiit Mate või kätega näitas niimoodi. Ja sealt tuli, et ei peaks nagu, et oraator või siis kõnepidaja peaks kätega veel rääkima. Et nagu usuks rahvaks usuks paremini. Aga vaata praegu, Riigikogu käib, kõik vehivad ju tummad liilis kätega. Et see on mingi kuradi koolitus kuskil või? No peab olema, sest ma vaatan sõidus olles, vaatan neid Riigikogu istungeid. Ja ma ütlen niimoodi, et mina olen tavaline kodanik, ma võiksin ka olla seal ükskõik mõjuke minister, sest minister ei saa elementaarsetest asjadest aru, kui talle esitakse küsimus. Vastake jah või ei. Ja siis sa kuuled 2 minutit mingit hülge möla ja sa ei kuule 2 minutit rohkem. Mitte midagi. Ei, see on, ütleme, et poliitikal on suur vahe, tema on siin kohalikus vallavolikogus ja see ei ole sellest kartelliparteist ka, et selles on suur vahe. Kartellipartei tippudel on ikkagi, need ikka õpivad üksteise pealt ja seal ikkagi vaadatakse ka, kui sa oled juba, sul on anne niimoodi valetada, siis sa saad alati paremaid positsioone. Mina kasutan juhust, ma ütlen teile, vaadake kindla peale pühapäeval valima jääda. Valida me ei saa, meil on ainuke võimalus, mis me teha saame, me saame hääletada. Kuidagi hääletada ümber nurka. Ja ütleme, hääletamine on ka tegelikult, et oleme nüüd ausad, et ega siis võib-olla väikses valdades meil on natuke pointi teha, aga suurtes linnades tehakse ikkagi asi e-häältega raudselt ära. Et ega siis mahvia, aga igal juhul tuleb minna. Pühapäeval tuleb minna valima või hääletama või mis iganes. Aga vaadake, äkki minu mälu on kehva, äkki ma ei tea. Ma siin üks päev kellegiga rääkisin ja siis ma tõin talle näite. Oli teema sellest e-hääletamisest. Kas ma mäletan õieti, siis kui e-hääletamine tuli, e-valimised, siis oli niimoodi, vaata, kui pühapäeval hääletamine või valimine läks lukku, kell 8 õhtul vaata hakati neid hääletama. Siis oli kohe e-hääled oli kohe olemas ja siis oodati neid, kuna tulevad need paberhääled. Aga nüüd mingid viimased korrad on olnud vastupidi. Kõigepealt tulevad e-hääled ja siis jääme või kõigepealt tulevad need paberhääled ja siis jääme ootama. 2,5 aastat tagasi Riigikogu valimistel. Täpselt samuti. Aga oskate mulle öelda, miks see nii on? See programm käis nii kaua, tal oli lihtsalt... Aga miks siis oli... Programm oli nii aeglane. Tuulikud ei käinud. See kokkulugamisprogramm, häälte kokkulugamisprogramm, e-hääletamissüsteemis. See peab ju momentaalselt käima. Ei, see, vaata, internet see täis vahepeal.
molekulid olid nagu umbes, noh, ikka juhtub, noh, saad aru. Molekulid polnud kohale jõudnud. See ongi minu arust see kõige ehtsam näide, mis näitab, et need hääled saavad olema moonutatud. Et oleks ta nii pidigi, et okei, kell 8 kukkus plõks, läks kinni ja need tulemused peaks olema 10 minuti pärast on ikka olema. Kuidas 10 minuti pärast? Kui elektrooniliselt peaks moment kohe olema. Peaks, aga ütleme, okei, et tuleb põhjus tuleb vähe kauem kohale. 10 minutit. Kulud saadida. Aga teise hääli siis loevad, aga praegu nii on. Kõigepealt loetakse teised kokku, siis hakkab tulema. Ma aru saan, mul läks eelmised valimised, mul jooksis suhe niimoodi kinni, mõtlesin, et vaata, tegelikult on ju, kui sa vaatad tervikpilti, mis sa ise arvad sellisest loogikast, et kindlasti olid kõik, keda Reformierakonnas valiti, nii et hääletati Reformierakonna poolt, siis kõik nad olid kokku leppinud, et 1/3 hääli tuleb anda täpselt igale kandidaadile, tuleb anda selles nii-öelda sedelil ja 3 osa, 1 osa siis nii ja 3 osa tuleb anda siis sellele elektrooniliselt hääletada. Et see oli kokku lepitud, igale kandile täpselt tulemused olid ilusti ära jaotatud, et 1/3 suhe. Ja EKRE-s olid kokku lepitud nii, et 1 osa teeb sedasi tavaliselt hääletada, nii nagu peab hääletama põhiseaduse järgi ja 3 pidid siis valskust tegema sinna e-hääletuse vastupidi. Tähendab täpselt vastupidi. Häälte suhe oli nii, et elektroonilise ja selle kasuks oli nii, et EKRE-l oli ühtepidi ja Reformil oli teistpidi. Ja ka EV200 oli nagu Reformile pandud neid hääli nii palju siis väidetavalt e-häältega siis juurde, sellepärast arvuti pidigi korrigeerima peale see tavahäälte tulemust, siis korrigeeriti need tulemused ühtseks. Isamaal oli näiteks nii, et Isamaale pandi 1/2 tõsteti ülespoole. Isamaal oli jah 1/2. Sotsidel pandi ainult liidritel 1/3 tekitada suhe. Keskerakond jäeti neutraalseks, seda ei puututud. Ja siis ja üks erakond oli veel, Koos oli. Koosile tehti siis nii, et oli, kui oli sedelhääli, ühel mehel oli ligi 5000, teisel oli ligi 4000 häält, siis tulemused üle 20 elektroonilise hääle nad ei saanud. Et ühel oli isegi alla 10, teisel oli. Fakt on see, et see on jama, aga panite tähele, me rääkisime nii kõvasti, kuidas jäi seisma. Suri välja. Ma siin käega lükkasin natuke tagasi, sest ta hakkas häiris mind päriselt. Seisma ja võtta nii nad käivad. Kas nüüd on need jälgivad börsi, et elektri hind läks alla, tõmmati pidur peale kohe? Ja ta seisma nad ei kunagi. Nad peavad natuke liikuma, muidu need kuullaagrid vajuvad ära. No või pea. Need on nii rasked selle kombed selle. Peaks viskama mingi võrgu külge. Ja et ta kogu aeg liiguks, selleks on vaja voolu, et ta hoiab teda liikumises, selleks on ka voolu vaja. No kuule, mingi õhk liigub üleval ikka ja päris tuule vaid. Aga mulle enne... Nii vanasti räägiti, et mingi ülemised õhupassid. Mulle enne jutt selle nurgalt ka, siin läksid hästi laiali teemad, aga seesama auk, siin mehed, kes seda auku nägid, kes siia täidet sisse tõid. Siin tassiti ju siin rohkem ka aasta täidet siia nendesse aukudesse. Need augud olid siis nii sügavad. Et ameeriklased paistsid teistpoolt maakirja vastu. Võib-olla küll, aga põhja ei näinud. Reaalselt silmaga põhja ei näinud. Millega nad kaevasid neid? Neil olid siin, no neil on vahendid olemas, millega nad seda, aga igal põhja ei näinud. Autojuhid käisid siin, vaatasid, põhja ei ole. Nii sügaval oli. Pekkis. Ja see on kõik betooni täis. Ja see on suurelt armatuuri. See oli nii, et suur kraana oli siin. Siis tõstis need olid tegelikult sellised armatuurid päris rasked tegelikult. Need oleks käsitsi ka jõudnud. Ja need armatuurid on ju praktiliselt... Ma olen näinud seda jumal tihkelt täis pikitud niimoodi. Jah, ja see armatuuri juba pandi vähemalt 10 meetri sügavusele siin, et räägitakse 3 meetrisest, 4 meetrisest betoon sellest armatuuri. Siis kraana
tõstis lolli, nagu siukse õudne mäng käis, et sa neid väikseid tikke sinna põhja, ta vaatas, et see nagu kuradi naljamängu, mõtlesin, et oleks siin 3 meest võtta või tal mehed appi ja oleks armatuurid laks pandud on. See mängis siin nii kaua see kraana, et see oli nagu... No, aga tund maksab. Ja, äri käib. Palju see maksab see? Äri käib. See umbes 10 miljonit on tükk. 10 miljonit? Jaa. 400 miljonit on alles ja alla maet 38 tuulikut on, noh. Võtame umbes 10 miljonit on tükk hind. Aga mis me sellest, mis me selle võõramehe rahakotist loeme, aga sa tahtsid rahast rääkida, et mis motiveerib, on ju, siis mingid tegelasi siis poolt olema. Noh, ma toon näite, mina olen nüüd Tori kihelkonnas aga Tori kihelkonna piiride, siis on Tori valla kõrvale, siis on olemas selline koht nagu Kõrsaraba ja Kõrsaraba tagune juba kuulub suurelt osalt Pärnu linnale. Pärnu linn on siis ühesõnaga, ta on suurem kui New York. Ja seal enam Tori vallal otsustusõigus ei ole. Tori vald sai oma 3 tuulikust lahti, nüüd lükati sinna Pärnu linna poole. 12 290 tuulikut, siis suur planeering, kõik võll käis. Ja kohalike inimesteni ka minuni jõudis see informatsioon alles siis selle aasta jaanuarikuus. Seda oli siis 2020. aastast saadik planeeritud. Ja ütleme nii, et 95% inimesed ei olnud sellest siis kuulnud veel, kui mina hakkasin veebruaris ja märtsis siis petitsioonile allkirja koguma reaalselt kohalikelt inimestelt. Kõik Sindi paikuse ümber tuli välja, et neid oli nii aruarva, kui keegi ütles, et jaa, ma olin midagi kuulnud. Aga keegi ei kuskunud seda, mõtles, et ma olen mingi kamara jora suust välja, et nii kõrged ja suured tulevad. Praktiliselt ikkagi inimesed olid täiesti teadmatuses ja mina ei leidnud selle allkirja kogumise aeg oma silmaga kohtudes. Ma rääkisin seal ikkagi 100 inimestega, ma korjasin ise üle 200 allkirja, käisin perekondades inimesed ja ma ei leidnud ühtegi inimest, kes oleks soovinud, et Kõrsaraba taha meile sinna 4 kilomeetri kaugusele, 5 kilomeetri lähedale sinna neid asju püsti pannakse. Mitte keegi ei soovinud, absoluutselt sellist inimest me leidnud. Ja meil oli veel avalik koosolek, kuna päris avalik koosolek oli paikusel ära, seal käis 4 inimest külalist, tähendab, et 4 külalist ainult oli. Ülejäänud olid kõik ametnikud ja muidu saahmerdad. Sa rääkisid, et need planeeringud, kuidas nad siis käivad. Nad käivadki nii, et see käiakse tööpäeval, tehakse kuskil vaikselt ära ja inimesed teavad. Peale seda läks Eesti saab laavaks just see kevad. Siis hakkasid inimesed rohkem jälgima, siis nüüd on hakanud siis inimesed koosolekul käima. Aga koosolek viiakse selleks läbi, et nad teevad, neil on jokkskeem. Et nad ütlevad, ega see, mis me siin täna räägime, see loe midagi, et tegelikult nad võtavad kõik peale, teevad protokollivad, neil on vaja seda, ja nad on kaasatud ja sõnad, nad peavad selle läbi viima. Aga tegelikult on nii, et neil on valus, miks nad koosolekud seal hästi raamis hoiavad, üritavad selle maha suruda, seda vastalisust. Ja mõned ütlevad küll, et see ei ole tähtis. Eks nad lasevad julmalt ka seadustest üle, aga seaduse järgi, nii kui rahvas on seal ikkagi käe püsti, et keegi seda tegelikult ei taha. Annavad väljendavad sõna ja meil paljudel koosolekul ongi seda tehtud targalt. Nende jaoks ära rikutud koosolek. Aga praegusel asjal on nii, et kuna meil ükski põhiseadus, üks asi niikuinii ei kehti, siis nad mängivad praegu seda mängu, et nad ikkagi julmalt tallavad. Aga siis neil ei jäänud muud üle, see lärm läks liiga suureks, eriti seal Põltsamaal ja siis kõige rohkem hakkas kaebama just sinu vallast. Üle Eesti tegi kõige sõimusõnad, et nagu tuuliku vastased on neid hirmsasti ähvardanud ja hirmus, et nüüd tuli selline nagu kriisikoosolek ja valdade juhid kutsuti kokku siia Vändrasse. Kas oli kuskil muidu video või oli telekas õppa sellest, räägiti, et põhimõtteliselt terroristid kogunesid Vändrasse või politsei autod olid seal vist? Tegelikult on üks meesterahvas natuke teistmoodi arusaamisega ilmaelust, see siis kukkus sõimama. Et otseselt keegi sõimanud tegelikult rohkem ei ole. Aga no jah, see, kes sõimas on, tema nüüd sõdib see, et neesama nüüd, vaata kui see nüüd tiivik postist mööda läheb, siis tekib see Et selle heli vastu. No ma ei tea, ei oska öelda,
mina selle heliga ma ei oska kaasa rääkida sel teemal. Mina ise ka ei kuule. Selles mõttes, et... Kas ta on infaheli nagu tegelikult palja kõrval, mis polegi võimalik kuulda? Mina olen selles mõttes sihukeste asjade vastu, et kurat võtaks. Kui sul on nagu jube äriprojekt, tahad teha, teed, mida kurat mina pean kinni maksma sulle dotatsiooni, see on sinu äririsk. Esiteks. Teiseks on nõme see, kuidas meil Eestis pannakse neid, ütleme, loodust sõna otsemas lagas, kus on metsad, võetakse metsasid maha värk, sest ega see siin on raba, aga kõik see tehakse teed ja värgid ja nüüd on see huvitav liht sõna välja mõeldud. Ma olen enne seda üldse kuulnudki. Raadamine. Vaata, metsa on just nagu lõigata, ei tohi, okei, hakka midagi ehitama, siis me saame raadama hakata. Ja võtavadki ja praegu lähed vaatama. Läts puhtaks, kännud välja, igal metsa tuleb peale. Ütleme nii, et kui laiemat pilti siin vaadata, siis mis siis Eestimaal plaanis on? Eestimaas on kindlasti on plaanis, eks seda räiget Baltikut ka muidu ei ehitada siia. Plaan on kogu see maa kaevandustele anda, aga ennem võetakse nagu maksimumsid. Esiteks kohalik aborigeen väljamaalt, Eestimaalt, see on praegu kindel suund. Kui sa näed tervikpilti, siis enam ühtegi maalappi, iga maalapp läheb millegi tööstuse mingi süsteemi jaoks. Ega need tööstused ja asjad ei kuulu ju inimestele, meie kohalikel inimestel kuulusid mitte midagi. Et see raadamine hakkab siis pihta sellega, et üks näide ongi, et kõigepealt ostetakse maad välja, eraldatakse kõige huvitavam see, et kõik need meretuugenid, mis mujalt utiliseeritakse, need tuuakse siis siia meie rabadesse kõige loodusala. Kui sul võetakse loodus ümbert ära, see elamiskeskkond, siis on ju kõige parem küüditamisviis, saab kohalikus kaitses, kes seda maad veel natukenegi kaitseks, selle saab siit eest ära rahulikult ja kogu pildis on ju asi hästi lihtne, et meist saab lahti ja järgmine samm on see, et me oleme, ega siis kogu maailmas on, ega see meie mingi erand ei ole. Kui sa hakkad kaevama, siis on siin praktiliselt kogu Mendelejev on siin, võib kaevata igasugust palleid, metalle ja muid asju. Et see on ka Eesti ja Läti, seal on küll 10 aastat tagasi liikus see teave, et Eesti, Läti, Põhja-Soome ja Põhja-Rootsi on ette nähtud kaevanduseks. Ma nagu selles mõttes, vaata nagu praegu see meie kogu see maksupoliitika, hinnapoliitika ja kõik see värk käib, vaata, et nii kallis. Mina olen selle peale mõtlenud niimoodi, et vaata, Eesti on nii pisike, meil on siin ainult natuke üle miljoni inimese ja mul on siuke tunne, et just nagu üleüldse testitakse seda, et kui kaugele saab viia, et inimesed, ütleme, mässama ei hakka. Ja kui see läheb õnneks, ega siis hakatakse järjest võtma teisi riike, kus hakatakse samamoodi. Vaata, taktika on selline, et nad teevad elu nii kibedaks siin teadlikult ja see vaesust ei tekita, see on kunstlik kõik. Ja raha väärtus on siin 5 aasta jooksul näiteks 3 korda kukutatud. Et see ei toimu niisama, see toimub praegu selle arvelt, et selle eesmärgiga, et siin järjest, kes üle viskab, et siin Eestis nagu ei saa asju ajada, elada, kurat siin läheb juba, tal saab vanad varud saavad otsa, ta ei tule siin omadega nii hästi enam mugavalt välja, kui siiamaani tuli, siis keskmine inimene mõtleb, kurat Eesti, et ma lähen kuskile paremasse kohta. Noored lähevad ja laps ei sünni ja noored, need, kes praegu on, need lähevad ka minema ja siis on Eestisse sündis viimane, ma tõmban siis, kustutan tule ära ja tõmban tekki peale, eks ju. See nii kurb on. Sest võtta praegu, kui ilusal ajal siin Eestis sündis kuskil 17 000 last aastas. 4000 vist on nüüd ainult. Ei, see praegu kuskil 9000. 9600 oli ametlik informatsioon, kui palju tegelikult seda meil ei räägi keegi, seda ei tasu uskuda, aga ütleme nii, et see on optimistlik prognoos 9600 last, et Eestisse sündis eelmisel aasta arvul. Et tegelikkus on, tõenäosus on selline, et nende hulgas eestlasi, kes eesti keelt räägivad sünnist, et neid on võib-olla 4000. No mina kuskil kuulsin, et mingi 4000 või 4000. 4000 on see arv, see on eestlasi. Eestis on praegu kuskil 1 350 000 inimest. Ära usu seda infot, selles mõttes, et... kuskil umbes, täpselt me ei tea seda. Ametlikud statistika võib-olla sisse kirjutatud, võib-olla isegi sinna lähedale võib tulla, aga tegelikult, kui sa räägime tööpäevast, siis ütleme, nii palju on välismaal Soomes ära tööpäeval siit inimesi. Andsin võib-olla jaanipäevadel ja siis nii-öelda sellel enne aasta lõppu näed nii palju rahvas siin Eestis ringi võlkumas. Laulu peal näeb. Laulu peal 100 000 inimest kohale ja
ja siis lauldakse ja ühte suht siuksel väga ilusal laulul pooled sõnad võeti välja. No ja ma ei Sa tead see lugu, et maa tuleb täita lastega, aga seal ju ka salmed ja võidedamisest võimalik. See salm võeti ju välja. See ei ole... Ja meil ei ole tsensuuri. Ei ole, niisugust asja ei ole võimalik meie riigis. Nii et, aga jah, see populatsiooni vähendamine on praegu eesmärk ja meie oleme selle üks osa. Aga ütleme, et eks me oleme siin nagu nii-öelda viimsed mohikaanlased, nii nagu see laul oli, on ju. Et siis valge mees lõhkus kõik, mis tal ees. Meil on eeskuju ikkagi võtta, loeme kirjandust ja päris palju on meil õnneks saadaval Eestis veel välis-Eesti kirjandust ja kuidas ikkagi olid veel, Eestis oli mehi ja need olid ka sellise, kõik ei põgenenud siit ju kohe laeva peal ära esimese hooga. Aga põhimõtteliselt oli nii, et oli metsavendi küll, kes võitlesid lõpuni siin ja 60-ndateni oli ikkagi terroriseerisid Nõukogude Liitu päris hoolega. No, viimane metsavend 77 aasta. See võeti nii lasti maha. Vana on Osvald ja Aksel Ojast, nemad olid kuulsud metsavennad. See jah. Aga noh, nüüd on tänaseks päevaks on juba lahkunud, aga 15 aastat oli metsas. Tegid kolli. No, mis muud üle jäi, kurat, see oli ju enesekaitse. Siin tuli ongi valikut ei olnud. No ei olnud neil ka päris ainult see, eks nad läksid osad väga pätiks ära. Sest selle asemel, et inimesi maarahvast kaitsta ilusti rääkida. No, minu oma vanaisa viidi siia rabasse kuskile või lavassad või keegi ei täpselt. Tead, asi oli selles. Mätsuval oli uus vasaaja. Tead, mis toimus oli või? Tegelikult oli asi selles, noh, saad aru, ja praegu oleme ka, Eesti on 2 leeri tõmmatud juba praegu, aga kui selline olukord tuleb, siis ongi 2 leeri. Kas sa lähed, hakkad siin, tuleb uus režiim, kes sind ära okupeerib, on ja oletame. Mina mõistan neid vendi, kes seal läksid. Nemad ei saanud selles režiimis isegi elada mitte, need oleks ära viidud või tapetud, on ja. Aga need, kes hakkasid siin siis nii-öelda usinalt siis anti pagunid ja hakkasid siin kolhoosi ehitama. Mis sa ise arvad, kuidas metsamendesse suhtub? Et seal, see on selle, nagu ütleme, see on tagajärg. Ja loomulikult oli seal ebaõiglus selles suunas ka palju, aga noh, eks see ongi. Meid viiakse kunstlikult, orjad viiakse omavahel sellisesse vastasleeri, ühed, kes ei julge vastu hakata, ütled, ma pean siin kuidagi edasi elama ja kuidagi siin tegema, on ja nagu meil praegu on, me ei kannata neid, kes nüüd, mille praegu ka neil punastel suurtel parteile poevad ja kellele antakse praegu nutsu. Sa küsisid, et kus kohast, mis sa arvad, et need näiteks, et kui see tuulikute otsustamise päev Pärnus oli, et neil on 5-kohaliste numbrite ümbrikute palgapäev nendel mentaldel, kes kindla peale väitsid Isamaa need poliitikud, vähemalt 3 väitsid meil Põlema tuulepargi suhtes, et nemad kohalikest üle ei lase ja kindlasti kõik on hästi. Et ärge muretsege, kõik on hästi, ei tule neid tuulikuid. No oligi hästi. Ja vastupidi, täpselt nemad organiseerisid kõik selle, et see toimuks. Ja täpselt nii on ka praegu, näiteks ma võin nüüd oma vallast rääkida, nüüd ka tuulikust, Tootsi tuulepargist räägin ühe, nagu minu meelest see jutt on nagu anekdoot, ma räägin meelega seda sulle praegu. See oli nüüd, see juhtus Tori-Jõesuus, oli siis Põhja-Pärnumaa valla esindaja oli kohal ja siis Tori valla liidrid olid ka kohal, siis vallavanem ka. Nemad tutvustasid uusi tuuleparke, mis tulevad siis 2 valla vahele, mille on sinna neid planeeringuid veel küll ja küll siin. 2 valla tulevad üle piiri, osad ja osad ei tule ja siis on 4 tuuleparki vähemalt. Vaata vasakul, vaata paremale. See on toimub. 6 tuuleparki on plaanis. Need on kõik õhus praegu ja nemad tutvustasid. Ja tutvustamise päeval tuleb minu juurde siis Tori vallavanem, Isamaa esindaja, kes ka kandideerib, härra Luur. Ja tuleb, ta kuulis, et mul oli ka midagi öelda seal nende armsa ja hea projekti vastu. Ja tekkis selline olukord, kus tuleb minu juurde, küsib, et kuule, kas sa tead, kes ma olen? Ma ütlesin, et tean ikka, on ja. Tead, ma olen tegelikult ka selline
looduse mees ja metsamees ja siis ma ütlesin, ma olen ka siuke looduse ja metsamees ja siis ütlen, ma olen, et kes ma veel olen, ma olen jahimees ka. Ma ütlesin, noh äge, mul isa oli ka kunagi jahimees, et mina küll ei ole, aga mis siis, et siis ta ütleb, et kuule, et tead, mis sa arvad, kus ma, seda rääkis Jõesuus, kus ma sel, ma ei tea, talvel või mis ta siis seal ütles, et 3 põtra maha lasin. See oli kevadel oli ja siis jah, talvel 3 põtra maha lasin. Siis ma ütlesin, et kui sa juba niimoodi räägid, ilmselt siis kuskil Tootsi tuulepargi aia taga. Ei, siis ei. et tema, et hoopis tuulikute vahel lasi 2 või 3 põstra maha. Ja siis ta seletas, et siin Tootsi tuulikute vahel on põtradel, huntidel, rebastel, jänestel, ma ei tea, mis loomad siin kõik olid, nendel on jumala hea, neil õudselt meeldib siin. Vot, nii räägib meile Isamaa poliitik. Et usaldage kõik isamaalased peale Vändra üritust, mida ma enne, miks ma seda mainisin, seda Vändra üritust. Seal käis koolitust, et kuidas kuni valimisteni olete, mängite, tõmbate profiili tagasi, et te ei ole tuulikute vastu, et te saate hääled kätte, mängite tuulikute poolt, et isamaalased on eriti selles osavad ja ta on selle rolli väga hästi täitud ja ma näen praegu kogu aeg internetis, kus isamaalased näiteks Põltsamaa grupis ja igal pool erinevates gruppides tulevad Isamaa, valige Isamaa, meie oleme tuulikute vastu. Ei ole, nemad on ise see särvis sees. Nemad on, ma ei taha öelda, et iga inimene seal sees on ka üksikad erandeid on kuskil seas. Ja siis sa pead seda inimest 100% üdini tundma, kus sa seda inimest tegelikult ei tunne, sa tead, et ta on mingi tore vallakodanik, siis mingil juhul ei tohi neid petisid uskuda. Et nad oskasid nii osavalt oskavad poliitikud valetada sulle, et tegelikult neil on ikkagi korralikud preemiad seal taga, see niisama ei ole. Ja kindlasti, kellele on Isamaala hulgas ka neid Põllega-klubi poisid täidavad lihtsalt käsku, nendel ei peagi midagi andma. Nad on niigi, need saavad nutsu, et nad seal klubis on, neil on mingid ärid käivad. Et seal ei olegi isegi vaja maksta neile seda preemiat, aga ma arvan, et preemiad on ikka. Seal arendajate poolt on preemiad ette nähtud, et kui kohalik omavalitsus aitab või kes neid toetab korralikult läbi suruda, siis on kõik hästi. Ja kui sul on nii, et Pärnu linn laseb, kuidas sa siis tõlgendad seda, et ütleb kohalikest üle ei lasta, kui on Põlenmaal enamus täiskasvanud inimesi on andnud petitsioonile allkirja Põlenmaa küla, mis on seal samas tuulikute juures, siis need inimesed isiklikult, kus külas see toimub, on andnud allkirjad. Siis nad tegid veel eraldi seltsingu, andsid teada Pärnu linnale, et nemad ei soovi. Siis oli Paikus osavald hääletus enamus hääletusega. Osavalla volikogu liikmed tegid hääletuse selle petitsiooni suhtes, et see ei toimuks, et tulepark ei tuleks siia, et see ära jätta. Pärnu linn lasi oma volikogu otsusega eesotsas isamaalastega üle. Ei, nad lasevad küll Pärnu linnavalitsus pidi üldse mingi imelik asju, seal pidid kõik asjad salastatama ja mingi üldse väga imelik. Jah, no ütleme, et ta on nagu mini-riigikogu, ega seal samas kui kummitempel nagu riigikogu, et ega seal siis alternatiiv nendele erakondade hääl ei ole. Ja praegu ongi nii, et näiteks kuigi hääletussüsteem on ebaaus, mina leian ikkagi, et loomulikult on kerge ülbitseda, et ma ei lähe ja mis ma selle räpase mänguga kaasa ei lähe. Aga praegu kohalikel omavalitsustel, ma arvan, et ikkagi eriti väikstes, iga okas loeb, nagu öeldakse, iga hääl. Ja tuleb, seal on nii palju ka manipuleerida ei saa, kui ikkagi suur enamus, kes näiteks kõik saavad aru, et kes on retsijad erakonnad. Ja tuleb vaadata, et need valimisliite ka läbi, et valimisliitudesse peidetakse ennast ära. Isamaa on nüüd valimisliitudest suurelt jaolt välja tulnud, aga reformid ja teised on sinna vastupidi läinud. Nad peidavad ära ennast, aga tuleb, tegelikult on igas vallas praktiliselt, siin on need jõud olemas, keda tuleks toetada selleks, et need ei laseks enam neid meie elukeskkonda retsivaid projekte läbi. Ja sellepärast on...
mida vahepeal nii marju, et kui ma nüüd videos ütlen, siis pärast ongi see, vaata, mis ütles, aga ma ütlen, mul on vahel, tihti on siuke tunne juba, et no tule taevas appi, siin ei olegi muud teha, et lähen kuuli, võtan kirve ja vikati kaasa ja enam ei olegi muud teha. Sellepärast, vaata asi ongi selles, et siin on, inimesed on nüüd isegi alternatiiv nüüd on ju konkureerib ja kakleb. Praegu tuleks toetada kõiki neid erakondi või valimisliite, neid jõudusid igas vallas või igas linnas, kes on nüüd, keda me teame raudselt, kes on kohalikud ja nad ongi nende samade retsi. No tuulik on hea indikaator praegu, hea lakmuspaber. Ja tegelikult ongi nii, et ma tean, et praegu käib nagu EKRE ja ERK nagu kass ja koer oma vahel, aga tegelikult tuleks mõlemaid valida, sellepärast et mõlemad on tegelikult selles mõttes, et inimesed, kes seal on erinevates valdades, piirkondades, on selles mõttes mõlemad ühes paadis tegelikult. Ei no ongi, ega... Et ja tuleb... Urmasega oli aeg, kui tambiti vingelt Keskerakonda. Siis tuli selle asemel, nüüd pekstakse vingelt EKRE. Ja nüüd on plaan B ja saate näha, kui plaan B ennast registreerib ametlikult erakonnana. No siis saate näha, siis unustatakse ära see EKRE peksmine, siis läheb plaan B. No muidugi. See on praegu juba näha, milline peksmine. Teame seda. Ja ometi neil on jumalast head ideed ja asjad ja jumala õiged, nüüd ei mahu teistele hinge see välkad. Võivad midagi. No samas vaata EKRE, kus EKRE liikmed liitusid nagu mõnigi valimisliiduga, et saada nagu valla volikogusse. Kõik lasti EKRE-st lahti ju. Aga samal kui sa oled üksinda, saad... Ta ongi juba üle jooksik. Ta on üleks, ta läheb sinna, sealt pärast ta läheb veel kuskile ära ja ongi. No praegu teine arusaam. Minust inimene, kes on tõeline hingeline EKRE-kas, eks ju, kuna tal ei ole nii palju, et ta saaks enda rakukesega minna volikogule. Ta on üksi, eks ju. Ta saaks midagi volikogus teha ja volikogus just nende sükste asjade vastu. Saastakse lahti. No sa ei saa ju nii palju ääri, et sa volikogus saad. Sa ei saa ju ääri nii palju kokku. Ei vaata, teada, olukorrad on selles mõttes... Praegu, et see 35, kes tuli hingelist EKRE-kat lasti nüüd lahti, ka imelik tegelikult. Võiks nagu arutada asja vahel. Tead, mida ma räägin selle kohta lühidalt. See on nagu hästi emotsionaalne asi. Oli seal reaalseid inimesi, kes tegelikult kannatasid ja see oli nüüd mitte EKRE, ega siis EKRE teised liikmed pole selles süüdi. Enamus EKRE liikmed on väga õige maailmavaatega, õiges paadis, kui seal EKRE juhtkonnas on mõned, keda ei pea usaldama. Me ei räägi praegu Riigikogu kohalikul tasandil, enamus EKRE-kaid on ju, ütleme, oleme ausad, on normaalsed. Nemad ei lähe ju sul, ega nende pärast seal neid välja ei visatud ju. Ja ma ütlen, et see on siuke... Praegu pigem tuleb see emotsioon maha tõmmata. Meil on vaja praegu ükskõik, kes on alternatiiv koostööle. Et refid, sotsid ja... Pärnu linnas igal juhul on ja isegi Tori vallas meil on kokku lepitud, et igal juhul tuleb koostööd teha. Plaan B tuleb nendega koostööd teha ja nende valimisliitudega, kes on õigesuunalised ja meil on olemas. Toris on, siis on ainult praegu võimutseb terve koduvald ja Isamaa luur. Nende valitsus on praegu juba pikka aega hoiavad seda kinni ja nad loodavad jälle saada. Aga praegu Toris on õnneks nii, et on olemas ka koduvald, kes on õiges paadis. Siis on EKRE ja siis on ERK. Ja selle koha ja nende koalitsioon nüüd tulebki neid kolme valida, ükskõik keda sa selles õigeks pead. Need inimesed on vähemalt Tori vallas, ükskõik kas ta on siis ERK või EKRE inimesed, neid saab usaldada. Mina valin ise ennast, muidu ma ei saagi hääli. No ühe hääli ikka saab, ütleb niimoodi, mina ka. Ise ennast saab ka valida. Keegi ei saa jah seda kontrollida, kui see on salajane. Okei, ma arvan, et tõmbame joone alla praegu, siis saame tee peal veel rääkida. Mul on tund aega siin täis praegu. Tund aega lobisin. No see haku saab tühjaks. Ei, haku saab tühjaks. Aga ütleme nii, et see on lõpetuseks, et see on nüüd see kalmistu, kus me praegu asume. See peaks nagu jääma viimaseks julmaks näiteks Eestis, et meie praegu
2 päeva jooksul otsustatakse Eestis ära, kas terve Eesti muutub selliseks kalmistuks või lõpetame selle pulli Eesti kõikides valdades ära. No vot, see on hea kokkuvõtlik lause. Ma võtan tõmban kaameraga ka asju üle. Volikogu liikmel peaks mune olema, et julges öelda. Nii et kord ei värisevad. No seal ongi